Võib-olla alustan sellest, et tulin ebapopulaarsest Tallinnast. Mul on koolimaja, mis maksab 14 miljonit eurot ja mul on liiga palju õpilasi. Tahaks, et oleks vähem õpilasi. Ehk siis stardipositsioon on natukene võib-olla teistsugune, aga mulle tundub, et päris mitmed teemad ja sellised puutepunktid on täiesti olemas. Ma tunnen, et ma olen kuulanud täpselt ühe ettekande siin, eelmise ettekande ja ma tunnen, et mulle natuke kuidagi tuli mingisugune negatiivne rammestus peale eelmist ettekannet kuulates, üldse kuidagi ebaminulik, sest mina tavaliselt olen see, kes on, mis mõttes saab, muidugi saab, lähme, teeme, hakkame tegema. Ja nüüd ma üritan ennast ise nagu sellest välja tõmmata, ehk siis vabandage natukene võib-olla minu sellist liigset entusiasmi. Aga olen tänulik Aivarile selle kutsest, tulin Kindlusest, see on siis Tallinna lähedal, Peetri asula. Tulin kohe peale oma 2 aktust, ehk siis täna juba 3. avalik esinemine. Ja tulin 2 tunnikest, lähen tagasi ka 2 tunnikest natukene teise kohta lihtsalt. Ma mõtlesin, et ma alustan ühe sellise hea ütlusega, et kasvatada last, selleks on vaja ju tervet küla. Aafrikast pärinev ütlus, mis väikestes kogukondades kuidagi väga hästi ühendub. Mina olen väikese põhikooli vilistlane, 100 õpilast, Juurikaru põhikool, natukene suurema gümnaasiumi vilistlane, Vändra gümnaasium. Meie piirkonnas oli siis see kurikuulus või mitte isegi kurikuulus, vaid lihtsalt kuulus Aivar Mäe vallavanemana. Ja tõesti oli äge vallavanem, kohe nägid, et hakkas juhtuma asju. Isegi minu ema oli rõõmus. Peale seda siirdusin natukene suurematesse koolidesse ja tänaseks olen ka 2 maakoolis olnud koolijuht. Oma taustalt olen kõige rohkem tegelenud jalgpalliga. Minu teiseks erialaks on jalgpallikohtunikuks olemine. Olen olnud jalgpallivõistkondade treener, noored kooli, Pelguni gümnaasiumis olnud siis eesti keele kirjandusõpetaja, juhtinud Raasiku kooli. Koolijuhiks sain ma 29-aastaselt, ehk siis ma olin väga noor koolijuht. Tänan tolleaegset Raasiku vallavanemat Andre Seppa, kes on täna Holli juht, selle eest, et ta usaldas naiivset, sinisilmset noort, kes tuli ja ütles, et mina saan küll selle 200 õpilasega kooli juhtimisega hakkama, mis sest, et sul vanad pedagoogid on ja mis sest, et sul pooled õpetajad puudu on, küll me hakkama saame. Ja peale seda siis Raasikult olen ma siirdunud Kindluse kooli, kus on täis saanud minu esimene õppeaasta. Oma hariduslikult taustalt ma olen psühholoog ja ärijuht, lõpetanud just siis EBS-iga siin juures. Aga minu esimene slaid räägib sellest, et tunne oma kogukonda, 2 väga-väga erinevat kogukonda. Tehniliselt on mõlemad maakoolid, kuigi siin, nagu ka eelmises ettekandes oli, siis need ei ole ammu maakoolid, on ja, et ütle Raasiku inimesele, et maapiirkond. Raasik on siis 25 kilomeetrit umbes Tallinnast, raudtee ääres, vana kolhoosi keskus kunagi olnud, aga haridust selles piirkonnas on jagatud üle 300 aasta, mille üle ollakse kohalikult ikka väga-väga uhked. Kui mina olin Raasiku koolijuht, siis mul vedas, sest et ma sattusin sinna kooli just sellel hetkel, kui kõik ootasid, et keegi tuleb kooli, kellel on energiat. Ja see asjaolude kokkusobivus või tagantjärele mõeldes võib-olla lihtsalt see, miks mind sinna valiti. Jah, noore ja uljaspäisena pani ikkagi mingisugused veed liikuma. Ja kogukondade puhul, eriti selle Raasiku kogukonna puhul, ma nägin nagu seda, et inimesed ootasid, et vähe oli neid, kes ütlesid, me oleme alati nii teinud ja me jäämegi nii tegema ja torisesid. Päris palju oli neid, kes olid valmis tulema, katsetama ja proovima ja pea 2 aastaga me suutsime näiteks koolis muuta oma arendussihtmärke, me suutsime tuua sisse ettevõtlusel põhineva õppe. Meie õpilased, kes muidu arvasid, et me ei saa ju linnas mingitesse headesse gümnaasiumitessegi sisse, olid minifirmadega top 3 vabariigis finaalis. Et
ja see kõik on selline nagu mõtteviisi küsimus ja mõtteviisi puhul pigem nagu võimalikkuste kirjeldamine. Et mida ma olen näinud nende väiksemate kogukondade puhul, eriti maakogukondade puhul on, mis nüüd mina? Need samad õpetajad, et kui me kuulsime, et võtke see äge õpetajale endale tööle, siis meil tegelikult maakoolides on täna juba ülipalju väga ägedaid õpetajaid, aga enamus nendest õpetajatest mõtleb, mis nüüd mina? Ma teen oma asja lihtsalt ära ja olen 25 aastat õpilasi ülihästi viinud olümpiaadil, aga mis nüüd mina? Ära nüüd ütle ka teistele midagi, et ma ei taha sinna ette küll tulla, kui sa mind kutsud sinna lava ette seal tänupäeval. Küll ka tänupäev, eks ju, aga ma ei tule sinna lava ette. Anna mulle väikselt see auhind üle, on ju. Et see iseenda lugude rääkimine, iseenda ägedate lugude rääkimine ja iseenda tööst niimoodi rääkimine, et see on ka väga kihvt töö. Päris paljud meist õpetajatest mõtlevad, et mina käin veel ikka koolis, mitte ma ei ole oma valdkonda tipp-professionaal, mitte tropp, eks ju, tipp-professionaal. Et nad mõtlevad, ma käin veel koolis, ma töötan ju lastega, mis see on siis? Aga ei, õpetaja on tipp-professionaal, ta on väga hea juht, ta on suurepäraste klassi juhtimise oskustega. Kui sa paned õpetaja, eks ju, sünnipäeval juhtima seltskonnamängu, siis ta jagab kohe ära, ei, ta jaga ära, ta annab juhised ja siis jagab õpilased, eks ju, täiskasvanud rühmadesse ja saadab nad harjutusi tegema. Ehk siis see tunne oma kogukonda, koht, kuhu iganes uude kohta siirdudes. Võib-olla siin veel sellise märkusena ka, et Raasikul minul ei olnud mitte mingit seost varem, kui see, et ma olin seal paar korda käinud jalgpalli vilistamas, ma teadsin, et seal on hea stata, kus saab trenni teha. No ma võin minna sinna kooli küll, et seal on nagu treeningtingimused ka olemas. Kindluse kool on täiesti teine. Rae vald on selline anomaalia, eriti just hariduslik anomaalia. Keskmine Rae valla elanik on seal circa 30-aastane. Kindlasti on 2 või rohkem lapsi tal ja kõik lapsed tahavad saada Rae vallas lasteaia kohta või kooli kohta, mis tekitab olukorra, kus kõik Rae valla koolid, kes siis asuvad seal Peetri piirkonnas, on täiesti umbes ja ülerahvastatud. Minu koolimaja Kindluse kool on 4 aastat vana kool, see on ehitatud circa 1000 lapse jaoks ja ma pean järgmine aasta vastu võtma 7 paralleelklassi, esimesi klasse. Ma olen suhteliselt kindel, et kui ma puhkus läbi on ja augustis tööle lähen, siis mul on 8. klassi jagu materjali ka seal saabunud läbi nende keskkondade. Aga samas on olemas kõik tingimused selleks, et need õpilased ära õpetada. Ja minu kui koolijuhi roll on vaid leida neile need õpetajad, kes on lisaks kvalifikatsioonile ka ägedad õpetajad, kes on inspireerivad ja kihvtid inimesed, kellega koos meeskonnas tööd teha. Ehk siis 2 väga erinevat kogukonda, kuhu kuuluda, kus olla eestvedaja ja kogukonnad, mille puhul mina ei ole kummaski olnud see liige, kes on kasvanud selles kogukonnas, mis annab omamoodi sellise nagu aktsendi kõigele sellele juurde. Et olla ikkagi, kuna konverents on ju, kuhu kutsuti, siis konverentsil tuleb mõistet, eks ju selgeks teha, on mulle ikkagi õpetatud kunagi. Kogukonna mõiste, et me räägiksime natukene samadest asjadest. Kogukond on siis selline maastik, mis saab pakkuda inimesele arenguks sellist 4 olulist komponenti, et kujuneks välja tema identiteet, eneseväljendus ja potentsiaali mõttes on kogukond see paik, mis on olemiseks, tegutsemiseks, isiksuslikuks arenguks ja kujunemiseks ning kuulumise kogemiseks. Iga ühe jaoks meist on üks neist vist kõige olulisem, kellele oma, aga enamasti kuulub see sellele viimasele kuulumise kogemiseks. Ehk siis kogukond on midagi, mis tekitab sinust selle hea emotsionaalse tunde, et tahan sinna minna või need on need minu inimesed või see on minu see väike kogukond. Ehk siis midagi, mis tekitab natuke sellise värina siin südame ümber. Kuid selleks, et need kogukonnad saaksid selle potentsiaali välja elada, on meil vaja oskusi, kuidas kogukonda kujundada. Ja erinevad kogukonnad kujunevad välja erinevalt. Kui me räägime kogukondade kujundamisest kooli juurde, siis tihtipeale on seal 2 valikuteed, mida mööda minna.
kolmas siia juurde natukene kunstlikult tekitatud, aga esiteks kujunevad kogukonnad loomuliku kujunemise teel, et kerkib esile mingisugune liider, kes siis kogukonda veab. Teine variant on see, et ühe liidri ümber kujuneb kogukond. Ja kolmas, kui teadlikult üritatakse rakendada printsiipe, mis võimaldavad kogukonnal olla demokraatlik, aga nii, et ei teki sellist ühte ja selget liidrit. Mina olen oma elus kõige rohkem kokku puutunud selle teise teemaga, ehk siis ühe liidri ümber kogukonna kujundamine. Mida me tavaliselt näeme maapiirkondades on see, et on mingid entusiastid. Kultuurimajas on see tädi Liivi, kes õmbleb, kütab, valmistab ette näidendeid, korraldab pidusid ja kõik muu selline. Ta on see entusiast, kelle ümber kujuneb kogukond. Nüüd see kogukond, eks ju, võtab need väärtused enamasti üle, mis tädi Liivil on. Sest et tema kaudu realiseeritakse seda igapäevaelu. Koolide puhul me tahaksime, et meie kogukonnad kujuneksid selle liidri nägu, kelle me oleme sinna valinud ja kes ei ole nii-öelda selline kas siis hüpiknukk või kelle väärtused ja kelle visioon vastab sellele, mida me tahame teha. Nüüd, kui mõelda siin tagasi selle Raasiku kogemuse peale, siis Raasikul oli hästi suur ootus sellele, et tuleb keegi, räägib loo, müüb selle loo neile maha, väga selge visioon kogukonnale, mis võimaldas selle, et muudatusi kogukonnas ja kooli kogukonnas just ellu viia oli päris lihtne. Kui inimesed teadsid suurt pilti ja suurt suunda, kuhu me liigume, siis nad peaaegu vastu vaidlemata kirjutasid sellele alla, sest see tundus nende jaoks loogiline, turvaline ja taheti koos liikuda. Sarnane lugu on Kindluse kooli puhul, kus kool, mis tegelikult on tänaseks 4 õppeaastat vana, selle õppeaasta alguses ei olnud koolil arengukava. Ja midagi, mis võib tunduda mõne jaoks lihtsalt paber, peegeldus tegelikult kõigest ja igalt poolt tagasi. Oli näha lapsevanemaid, kes esitasid väga-väga palju küsimusi. Küsimusi mulle kui koolijuhile, aga küsimusi ka kohaliku omavalitsusse, pidajale. Väga tihti küsimused kooli elu kohta läksid otse pidajale, mitte koolijuhile, kes peaks kõige rohkem selle teema sees olema ja siis pidaja põrgatas need asjad mulle tagasi. Ja kui ma esialgu ei saanud aru, et mis sellega on või et kas see ongi selline raevallalik asi, et otse minnakse koolijuhilt üle, et kohe järgmise instantsini. Sest kui oma teisel töönädalal saime esimese ähvardamise kohtusse pöördumisega just samal põhjusel, et käitumisinne oli kool pannud natukene kehvema õpilasele, kes loopis tooli vastu seina katki, et ei oleks pidanud alandama käitumisinnet. Et see arusaamine, et selleks, et kogukond hakkaks sinuga koos mingis suunas liikuma, on vaja väga selgelt visiooni ja sellist realistlikku visiooni, mis peab siis kajastuma ka selles kooli arengukavas. Ja kui see kooli arengukava protsess sai algatatud, sellega edasi liigutud, see arengukava sellisena kirja pandud, mis tundus minu jaoks ülipõnev, millele kõik õpetajad kirjutasid alla ja olid valmis sellega edasi minema ja teele minema, millest hoolekogu käis läbi ja õpilased käisid läbi, siis ühel hetkel selle protsessi käigus küsimused hakkasid vähenema. Küsimused, sellised põhimõttelised küsimused hindamise kohta, põhimõttelised küsimused valikainete kohta ja kõik muu selline. Need küsimused hakkasid vähenema. Ja siis ma sain aru, et mida selgem on sinul kogukonda vedades see siht ja suund, kuhu poole minnakse ning mida turvalisem sa neile tundud. Ehk siis turvaline just selles mõttes, et sa julged inimeste ees olla, sa julged nendega rääkida, sa vastad neile, sa lepid nendega kohtumisi kokku, sa oled olemas ja nad saavadki tulla ja rääkida. Seda lihtsam on sul saada need inimesed endaga koos sinuga käima teed, mis on sinu peas sündinud tee, millega kõik teised on olnud päri, ehk siis oled saanud seda teed nii-öelda loksutada nende jaoks. Ja see oli päris võimas arusaamine tegelikult, et see on võimalik ja et nii saab üldse edasi liikuda. Siia võib-olla juurde üks hästi oluline asi, et miks ma ütlesin jah
see persooni brändingu teema juurde, et miks ma ütlesin jah, tulemaks konverentsile, kus ma teadsin, et mul on olnud just ära viimane koolipäev, koolijuhtide jaoks viimane koolipäev, kus sa saad õpilased koju saata, tähendab tavaliselt migreenihoogu, sest et pinged langevad, kõik on tehtud, mul ei ole 9. klassi ka, see tähendab, mul ei ole lõpueksameid, kõik on tehtud täna nagu finito, peale tänast ei tule enam jamasid. Ja siis ma teadsin, ma tulen konverentsile rääkima, ehk siis siin on see persooni brändi teema. Käisin Signe Ventsli koolitusel persooni brändi teemal, tavaliselt ta koolitab ägedaid ettevõtteid, naisjuhte ja kõiki muud sellised kihvte väljapaistvaid tegelasi ja tema ütles, et 80% inimestest on valmis vahetama tööd oma valdkonnas, kui nad lähevad tööle oma valdkonna tipptegija või tuntuma juhi juurde. Ja mina, kes ma olen samasugune inimene tegelikult oma tüübilt nagu need õpetajad on, et mis nüüd mina ja siis on seal haridusjuhi kompetentsis on see, et oma lugude rääkimine ja oma kooli edulugude rääkimine, mis on alati minu jaoks nagu kõige nõmedam sõna otseses mõttes tegevus tundunud, siis nüüd see Signe Ventsli poolt välja toodud fakt oli selline nagu silmade avamine, et sina koolijuhina oled igal pool oma kooli esindaja ja selleks, et saada häid inimesi oma majja, tuleb sul olla pildis, tuleb sul käia üle Eesti, tuleb sul teada, mida sa räägid, tuleb olla meedias. Kui sa sihid noori, siis sul tuleb olla olemas Instagramis, sul tuleb käia vestlusõhtutel, sul tuleb olla, ma ei tea, televisioonis hommikul lugeda neid uudiseid, eks ju. Ehk siis, ja nii tulevad õpetajad sinu juurde. Sellel aastal, kui ma pidin värbama 10 klassiõpetajat, maakooli jaoks on terve koolides õpetajad, eks ju, mul oli 10 klassiõpetajad esimestele klassidele ja siis on natuke nipet-näpet muudele klassidele ka. Ma sain kõik need inimesed niimoodi, et nad tulid meie majas juba olevate tuttavate kaudu. Ehk siis keegi oli kuulnud, et on Kindluse kool, keegi oli meieni jõudnud ja pärast seda läks nagu kulu tuli. Teadmine, et tahetakse tulla. Sain kõik 10 kvalifikatsiooniga, noored õpetajad, korraliku juba koolikogemusega ka. Ehk siis see läheb nagu rändama, see sõnum selle kaudu, mida sina juhina teed, missugune sina juhina oled. Kuidas siis praktilised nõuanded ka, eks ju, ikkagi siia juurde, kuidas ühendada inimesi koolis? Ma arvan, et number 1 tõdemus on juhtimise kvaliteet. Juhtimise kvaliteet just sellest nurgalt, et mul on ka olnud päris mitu vaidlust erinevate koolijuhtidega sellel teemal, et mis on koolijuhi põhiroll. Päris paljud koolijuhid ütlevad, et koolijuhi põhiülesanne on tagada iga õpilase hea areng koolis. Minu meelest koolijuhi põhiülesanne on õpetajate õnnelikuks tegemine. See ei ole varastatud mõte, ma luban, olgugi, et siin eelmises ettekandes oli ka, siis ma tugevalt usun seda, et õnnelik õpetaja toob õnnelikud õpilased ja õnnelikul õpilastel on paremad õpitulemused. Ja kui me maal võib-olla räägime sellest, et õpetajal ei olegi kuskile mujale tööle minna, siis Tallinnas on küll ja Tallinna piirkonnas on see rahaline surve õpetajatele väga tugev. Näiteks 25 kilomeetrit Tallinnast eemal Raasiku koolis inimestega tööintervjuudel rääkides ütlesin ma neile tavaliselt palganumbri, öeldes riikliku miinimumi, lisades sinna juurde mõnikord klassijuhatamise tasu. Inimesed ütlesid, jah, ma tean, ma olen sellega arvestanud. Siis Rae vallas, kui ma pean töövestlusi ja läbirääkimisi, ma ütlen neile riikliku miinimumi, millele Rae vald lisab juurde 150 eurot circa. Siis inimene küsib, kas tõesti nii vähe? Kõik on õpetajad. Ja siis, kui ma ka tajusin esimest korda seda, et tegemist on väga tugeva rahalise survega, mis nendel noolter inimestel on peal Harjumaal, Tallinna piirkond eriti, mis tuleneb enamasti kinnisvarast ja sellest, et nad tahavad omada autot, siis tuli hakata kõigele selle teistmoodi lähenema ja ka just ka sellele koolikultuuri ülesehitusele. Ehk siis, kuidas konkureerida seal
koolina eraettevõtete kõrval, kui sellel inimesel, kes on sul seal magistrikraadiga, on tegelikult väga-väga palju valikuid kooli kõrval, sest et tänane noor pedagoog, kes tuleb välja ülikoolist magistrikraadiga, tema ei arva, et ta ei saa muudes sektorites hakkama. 30 aastat koolis töötanud õpetaja arvab, et ta ei saa muudes sektorites hakkama, kuigi ta saaks, on ju. See noor, kes täna tuleb, tal on jumala ükskõik, kui sa pakud talle halba kultuuri oma keskkonnas, kehva palka, siis ta lihtsalt ütleb sulle homme head aega ja läheb ära. Ehk siis sellepärast, kuidas kujundada, on ülioluline, kuidas kujundada oma koolis selline koolikultuur, kus inimene tunneb emotsionaalselt ennast väga-väga hästi. Mina olen siiamaani arvanud, et see tuleneb pisiasjadest. Meie köök valmistab iga hommiku ette puuviljasnäkid, õpetajate tuppa, et õpetajatel oleks mida võtta. Meie täname küll väga palju. Me võimaldame puhkust õppeaasta sees. Jah, õppekorraldusjuht saab iga kord ühe halli juuksekarva juurde selle pealt. Aga et võistelda just eraettevõtetega, võimaldavaks paindlikku tööd nendele noortele, kes ei pea seal olema, kes tahavad olla selles koolis. Lisaks, mis on noortele hästi oluline, on see, et nad tahavad olla juhid, nad tahavad olla eestvedajad, nad tahavad teha mingeid projekte, üritusi, nii nagu on nende visioon, sest et see pakub neile sellist eneseteostust. Et igal kuul on erinevad õpetajad, näiteks juhi rollis, võimaldades tekitada nii selle olukorra, et nad kogevad ise kõiki neid õnnestumisi, ebaõnnestumisi, saavad lastelt ja lastevanematelt selle viimase lõpu eduelamuse, tänamised ja kõik muu selle, kui üritused õnnestuvad. Ja see on hästi oluline selline pisike komponent, mida ma avastasin nüüd just Kindluse ja Raasiku kooli võrdluses, oli see, et Raasiku koolis mul õpetajad väga ei tahtnud olla eestvedajad. Tahtsid olla pigem tarbijad kooliüritustel. Ja kui sa oled tarbija, siis on ju väga lihtne istuda üle põlve jalg, eks ju, mõelda, see oli kehv esineja, miks ta kutsus selle esineja siia, on ju. Kui sa oled ise korraldaja üritusel, siis sa tead, kuidas sa otsisid, sa tead, kuidas sa pingutasid, sa tead, kuidas sa, ma ei tea, aitasid sellel esinejal leida õigeid sõnu, õigeid mõttelõngu. Ja see on see, mis tagab selle teostuse, see tagab sulle palju suurema kogemuse sellest üritusest, mida sa oled organiseerinud. Teine teema siia juurde on eesmärgid ja rollid aitavad ühendada inimesi. Riigigümnaasiumite puhul me oleme juba näinud, et neil ei ole enam huvijuhte, on kogukonnajuhid. Mina läksin, kuna mul oli võimalus, mul ei olnud ennem lihtsalt huvijuhti, mul oli võimalus ka see ümber nimetada kogukonnajuhiks. Ma läksin täpselt sedasama teed, ehk siis ma võtsin omale tööle kogukonnajuhi. Rääkides temaga ära väga selgelt kohe see, et vaata, sul kogukonnajuhina on kogukonda, 3 ringi õpilasi või 3 ringi kogukonna liikmeid siis. Õpilased, õpetajad ja siis suur ring on lapsevanemad, kes selle kooli juurde kuuluvad. Peetri piirkond, Rae vald on natuke selline ka, et see on seesama juurteta kogukond, kuhu inimesed kolivad, seal ei ole veel teist põlvkonda tekkinud. Me näeme Eesti erinevates kohtades Viimsi, Tabasalu, Saku, et kohe kui hakkab teine põlvkond tekkima, siis kogukonna dünaamikad natukene muutuvad. Inimesed rahunevad, inimeste ärevus läheb nagu natukene allapoole. Aga niikaua, kuni on selline aeg, kus puud ei ole veel kõrgemad kui majad, on kogukondades päris palju sellist ärevust, hästi kõrged ootused, et see lapsevanem, kes on ise lõpetanud, ma ei tea, Märjamaa gümnaasiumi, saanud väga hea töö linnas, no tema ei usu, et sealt Kindluse koolis saab ikka hea hariduse. Et kuidas küll saab nii olla, on ju. Aga tegelikult ei ole vahet olnud, kus koolis ta on ise tulnud, kui ta on olnud piisavalt püüdlik ja tegutseja, siis ta ükskõik kus Eestis, arvan mina, saab väga hea hariduse. Ja seetõttu on oluline, et oleks konkreetne kellegi roll see, et tagada need kogukonnas toimuvad sündmused. Ja kogukonna juhid huvijuhtide asemel on väga hea variant seda asja rakendada. Ma olen ka peas mänginud kunagi selle mõttega, et mis oleks, kui kultuurimajad oleksid rohkem koolidega seotud, ehk et meil ei oleks eraldi kultuurimajade juhte, vaid oleks kultuurimajad koolidega koos ja kuidagi see läbi oleks võimalik ka noori rohkem sellega siduda. Kommunikatsioon.
kahepoolne kommunikatsioon selle kogukonna ja inimeste puhul. Koolides me tihtipeale näeme seda mõtteviisi, et mida vähem lapsevanem koolil midagi küsib, seda stressivabam elu on. Päris halb on, kui me seda ootame või loodame, et see nii on. Mulle tundub, et sellest hirmust ülesaamine ja see teadmine, et ega see lapsevanem paha pärast ei küsi, vaid temal on oma mõtted, oma kriitika ja see kriitika vajab mingil määral mingisuguseid vastuseid ning lisaks ka sellest kriitikast ülenägemine või selle kriitika analüüsimine enda jaoks koolijuhina või koolijuhtkonna liikmena, et kuidas olla kogukonnaga niimoodi kommunikatsioonis, vestluses, dialoogis võib-olla isegi, et me kuuleksime erinevaid arvamusi ja et me ei läheks konflikti ja ka üritaks kohe nagu oma tõde selles maksma panna. Et siin kindlasti erinevaid võimalusi on avalik dialoog, võimalus tekitada ruumi just selles võtmes, et ka oma koolimaja sees või õpilastega aruteludes, et kõik õpetajad oleksid kuuldud, et me ei suru juhtkonnana näiteks läbi otsuseid, mis tunduvad meile ainult praegu õiged ja mitte keegi meiega pardale ei tule, vaid et me liigume koos just kogukonnana, me liigume koos edasi nii, et me oleme kõik ära kuulanud, nii et me oleme näinud, mis on meie erinevad arvamused ja me tunnetame ära ka neid kohti, et kus see punane joon läheb, kuhu maani me suudame vastu tulla ja kust me mitte kindlasti enam ei saa üle astuda. Kogukonna haridus ehk siis selleks, et me saaksime ühte keelt kõneleda, me peame olema samas stardipositsioonis. Meie kogukonnas on selleks üks põhiline teema, mis on kujundav hindamine. No on ju selgitatud kõikide teadustööde puhul, et kujundav hindamine on oluline, see toob häid õpitulemusi, see toob sisemise motivatsiooni natukene paremini esile, kui see, et me väliselt nii-öelda hinnetega karistame. Väga keeruline lapsevanemale, pardale saada lapsevanemat. Ja nüüd just selline kogukonnakooli mõte siia juurde, et kui me harime seda publikut, harime oma kogukonda, et saada nad kaasa mõtlema ja meiega dialoogi, et siis olla võrdsed partnerid dialoogis, kellega koos edasi liikuda ja kellega koos teha paremat kooli. Meie oleme selleks käima lükanud kogukonnakooli programmi. See tähendab, et umbes 5 korral aastas on meil erinevad inimesed, kes käivad kõnelevas. Me vaatame väga, et need inimesed oleksid oma valdkonna tipptegijad. Meil käis kõnelemas, miks tipptegijad. Lapsevanem tahab, et tal oleks väga hea esineja, sest ta tuleb enamasti õhtul kell 6 peale oma pikka tööpäeva. Ta ei jaksa kuulata lihtsalt loengut, ta tahab, et see inimene, kes talle räägib, räägiks talle väga hästi, räägiks nii, et teda kõnetaks. Meil käis rääkimas näiteks veipimisest ja vesipiipudest Brit Mesipuu, Merilin Mandel kasvatusteadlasena, kes teeb väga põnevalt kõiki neid igapäevaelu olukordi. Ehk siis sellised lihtsad teemad räägituna huvitavas perspektiivis, mis võimaldavad meid hiljem olla kogukonnaga samal tasemel dialoogis, et nad mõistaksid, miks need asjad on meile ka olulised. Seosed kogukonna liikmete vahel. Kindluse koolis on selline erakordne juhus, kus ühel hetkel kooli loomise ajal otsustasid lapsevanemad, et nad teevad MTÜ kooli juurde. Tavaline on see, eks ju, erakoolide puhul. Ja see kogu trall on nüüd jõudnud sellesse kohta, kus MTÜ korraldab eelkooli, kus on ka 6 või 7 rühma, saab oma eelkoolist tulu ja eelkoolist saadud tuluga ta korraldab koolile tänupäevi, mis tähendab seda, et nad viivad läbi kogu õpetajate autasustamist, viivad läbi laste tänamist ja viivad läbi lapsevanemate tänamist. Ja no see tänupäev minu ükski selline unistus ei oleks arvanud, ühestki unistus me ei oleks arvanud, et see selline on kooli tänupäev
tavalise Eesti põhikooli tänupäev, mida korraldas kooli MTÜ ehk siis nendest vanematest koosnev ühendus, kes on täiesti armunud sellesse kooli, kes tulevad välja, pingutavad, möllavad, öötundidest möllavad, et nad korraldavad laudadega ürituse, kus on laual krevetid ja pikad valged pojengid, kus esinema tuleb Kaire Vilgats ja kus õpetajatele kingitakse meenetena kaasa kulda. Teate, see kulla väike kangikene on ja seal selle mingi kaardikese peal tänukuld nii-öelda. Mina ei uskunud, et kogukondadel on selline potentsiaal. Ja see on tegelikult koos selle sama mõttega, et kui lapsevanem soovib ja talle meeldib see idee sellest koolist, ta tajub visiooni, ta saab aru, kuhu te olete teel, siis ta tuleb, panustab ja tegutseb. Ja ta tahab tulla sinna kaasa. Et see on väga suur asi, mida siis teha, mida mööda minna. Ja teiseks siia seosed kogukonna liikmete vahel on see kaasatuse temaatika. Et me näeme, eriti just võib-olla suuremate koolide puhul seda, et koolikeskkonnad muutuvad hästi steriilseks kuidagi, et on protseduure rohkem, voolavust ja inimsuhete sellist sõbralikust palju vähem. Kooli ei ole kaasa lubatud või võtta koeri on ja kasse ei ole. Samas on väga romantiline lugu, kui Võru koolil on oma kass, eks ju. Et on koole, kus õpetajad ei tohi oma last kaasa võtta kooli. Samas on koole, või samas me teame seda, et need lapsed, kes on oma emaga koolis kaasas käinud, päris suur tõenäosus on see, et neist tulevad kunagi õpetajad. Et selline paindlikkuse ja inimlikkuse tekitamine kooli igapäevaellu on, ma arvan, üks hästi oluline osa selleks, et kogukonnad oleksid selle väga tugeva kuuluvustundega. Ja järjepidev parendamine. Ehk siis kogukonnad ei saa mitte kunagi valmis. See on midagi, millega tuleb kogu aeg tegeleda. Kogukonna üritused on midagi, kus käsi tuleb kogu aeg pulsil hoida. Kogukonna kool on midagi, mida tuleb pakkuda. Meil peab olema aastas piisav arv üritusi, kuhu terve kogukond tahab kohale tulla, et igal kogukonna liikmel oleks mingil hetkel koht ja aeg kooli tulla. Ja need üritused on olulised. Kust minema hakata? Kaardista kogukond ja selle kitsaskohad, leia üles võtmeisikud, kes on need, kes tahavad sinuga kaasa tulla, põhimõtteliselt sama asi, mis on projekti juhtimine stakeholderitega. Tee plaan, mis kogukonda kohe kaasaks, väikeste sammudega pakkudes palju head emotsiooni. Et esimesed üritused, mida kogukonnale teha, on midagi, mis on armsad, toredad, meeldejäävad, et sellele suvalisele inimesele, kes tuleb ja osaleb üritusel, et tal ei jää mulja sellest kui konveierist, et tehti ära, vaid et see on midagi, kus isegi koolijuht on olemas, paneb rada maha, jookseb mikrofoniga ringi. Inimesed märkavad seda, tahavad tulla ja tahavad tegutseda. Ole järjepidev, hoia emotsiooni üleval, loo ruumi. Konkreetse muutuse jaoks veendu, et sinu visioon on selge ja kõigini jõudnud. Juhtimisstiili mõttes avatus on väga oluline, avaliku dialoogi põhimõtted aitavad, motiveerimist tuleb silmas pidada, lisaks paile on tohutult motiveerivad ka head tulemused. See on midagi minu meelest, millest on koolis väga palju puudu. Mulle tundub, et me tänaseks koolis oskame inimesi kiita, oskame nendega pidada maha tagasisidevestlusi, mis on tõeliselt edasi viivad ja kus inimesed saavad positiivset tagasisidet, aga mida me ei oska, on oma tulemusi sõnastada. Te olete ju peaaegu kõik koolid inimesed on ja kui tihti teil on õppeaasta lõpus või õppeaasta keskel see koht, kus võetakse kõik kokku, öeldakse nii, meil on see tehtud, meil on see tehtud, meil on see tehtud. Siin läks niimoodi, natuke peaks seda muutma, aga sinu poolt väga hea asi. Hästi tehtud, nagu tarkvara ettevõtetes iga reede istutakse maha, räägitakse, mis on tehtud, mis on hästi tehtud, mis meie seis praegu on. Me ei tee koolides peaaegu kunagi seda, me läheme ühte rütmi, me tiksume, meie tulemus on seotud sellega, et trimestri lõpp saabus, mitte sellega, et meil on midagi päriselt ära tehtud. Ja need on need, mis tegelikult inimesi motiveerivad. Noori inimesi eriti motiveerib see, kui sa näed, et toimub areng, näed, et me oleme saavutanud oma tulevused, me oleme eesmärgid võtnud, me oleme edasi liikunud. See on see, mis paneb silma särama ja nad hakkavad uhkelt rääkima ühel hetkel oma koolist. Mõned ürituste asjad panin ka siia, et mis need kogukonnal on,
Meie jaoks on oluline olnud see, et me teeme hästi eriilmelisi kooliüritusi. Need on need kohad, kus me tahaksime kogu kogukonda näha. Nagu ma ütlesin, 3, 4, 5 üritust aasta kohta. Perepäev, et alustada õppeaastat koos kõigiga. Päris eraldi me võtame esimesed klassid, mis tähendab, et nad tulevad 2 päeva varem majja. Me näitame neil vanematele ära kõik nurgatagused oma suurest majast. Ekskursioone viivad läbi mitte suvalised inimesed, vaid kooli juhtkonna liikmed, kellelt nad saavad kõike küsida. Nad tutvuvad juba enne meie kooli lapsevanemateks saamist sellega, et koolidirektor koos nendega rahmib treppidel ja viib neid mööda maja ringi. See annab päris hea julguse, nad julgevad pärast tulla ja oma muredega ka. Ühine jõulupidu, just see, et kõik koos olla, see on päris suur väljakutse, kui me võtame lapsevanemad ka 1000 last ja lapsevanemaid sinna peale. Me teeme seda Kaarli kirikus Tallinnas. Jüriö jooks, kus kõik on kohal, lapsevanemate võistkonnad sinna juurde, kohvikute päev samamoodi. Tegelikult asjad, mis ei ole midagi uut, see ei ole jalgratta leiutamine, need on kõik asjad, mis on tavalistes koolides olemas ja tehakse. Aga just see teadlik planeerimine, et me teamegi, et me õppeaasta jooksul eriilmelised sündmused mõistliku ajavahega loome nii, et kõik kogukonna liikmed saaksid tulla ja leiaksid oma tee meie juurde ja väärtustame neid siis, kui nad on seda teinud. Mis pole kasulik mesilasperele, pole kasulik ka mesilasele, arvan ma Marcus Aureliuse järgi. Ehk siis see kogukonna töö ja kogukonna kaasamine loob minu tööle väga palju rohkem väärtust ja loob väga palju rohkem rõõmu igapäevasesse ellu ja annab ka tagasi just seda, et mul iseenda tööls on adekvaatne pilt sellest, mida ma teen või mida ma ei tee. Ja paslik on täna soovida head suvevaheaega kõigile.